Grete, kas sa tead täna hommikul, et lisaks sellele, et TV3 kuulutus välja siin kevadhooaja, millega sa olid hõivatud, kas sa tead, et Sam pani su laulu sisse? Tean, sellepärast, et meil on alati kolmeka tiimiga selline väike eelinfo, me teame täpselt, keda oma saatesse kutsuda. Väike vihje tuli siit praegu ja väga tore ja Sam on üliäge ja see laul on väga hea, mina olen seda lugu ka juba kuulnud, nii et see on väga tore. Kas sa tunned ennast kuidagi meelitatuna, kui sind pannakse laulu sisse või mis tundeid sinust tekitab, kui üldse sinust nagu võib-olla nii palju räägitakse, kuskile tähelepanu juhitakse? Ma arvan, et kui see lugu nagu ta on positiivses võtmes, siis on väga hästi, et mind on tegelikult ka varem laulu sisse pandud, siis kui ma olin veel nimega Klein, Grete Klein, selline lugu oli ja Genka tegi sellest ägeda versiooni kunagi ammu, isegi ma käisin temaga koos minu meelest laval, kui ta seda esitas, nii et mind on juba 2 korda laulu sisse pandud. See on ju väga, ja ma ütlen, et see on ju tore, see on positiivne. Sellega seoses meenub mulle, et sa ükskord laulsid ka ise ja sul on ka endal singel avaldatud. Millal me järgmist Grete singlit oodata võiksime? Ma olen päris palju lugusid avaldanud ja ma olen päris palju laulnud. Laulan jätkuvalt kolmeka saates, see on selline hea, mugav, mõnus keskkond oma sellise toreda Rene Puura live-bändiga seda teha. Millal tuleb uus singel? Seda ma ei oska öelda. No aga uusi saateid on vähemalt TV3-s palju tulemas. Millised on need, mis võib-olla sinu silmas ärama panevad täitsa tavalise televaatajana, mitte nüüd kanalitöötajana, vaid see, mida sina abikaasaga või lapsega õhtul diivanil ikkagi naudid? No Taavi saade Jaam 2 kindlasti on see, mis mulle väga meeldib ja mitte ainult sellepärast, et see on minu abikaasa produktsioon, vaid lihtsalt tõesti selline saade. Sellepärast, et see annab sulle võimaluse puhata, sest see on samal ajal eetris kui sinu saade. No ta on natukene ikkagi teisel ajal, me päris ühel ajal ei ole, aga jah, selles mõttes, et sellist saadet ma arvan, et oligi tegelikult väga TV3-le vaja ja Taavi on selline talent, et ta oskab inimesi kuidagi avada ja ma ütlen tõesti, et see on väga hea saade. Mis veel? No ma pean ju reklaamima kolmekat ka, see on lõbus ja ma pean ütlema, et ma vaataksin seda ka siis, kui ma seda ise ei teeks, sellepärast, et mulle alati meeldib vaadata merelahutuslikku lõbusat sellist kerget asja ja samas meeldib kõrvale vaadata näiteks Marii Karelli laserit, sellepärast, et sealt see on jälle selline teistmoodi meelelahutus, et juhib tähelepanu sellistele valupunktidele ja et see on hariv. Mis sa tunned, mis on veel valupunktid, millele täna üldse võiks Eestis tähelepanu juhtida rohkem või mis vääriks seda, et teemasid on sõjast koolikiusamiseni, milleni iganes. Mis on sinu jaoks võib-olla see südameteema, millele sa tahaksid ise rohkem tähelepanu juhtida? Ma arvan, et see koolikiusamine on kindlasti üks teemadest, sellepärast, et järgmisel aastal alustab minu enda laps kooliteed ja ma olen väga palju mõelnud sellele, et meenutanud oma lapsepõlve, ka mina olin mingil hetkel kiusamise ohver nii-öelda, et selle teemaga tegeleda, et ma ei tea, kas see on paremaks läinud ajas aastatega, aga tahaks loota, et on ja tahaks loota, et see läheb veel paremaks, et selle teemaga tegelemist võib-olla jah. Kui sa niimoodi küsid, et mis on hingelähedane, jah. Ma väga loodan, et elu ja saade annavad ka sulle võimaluse sellele tähelepanu juhtida. Aitäh sulle, Grete! Palun!